No tere jälle siis. Mul ei ole siin väga mitte millegist rääkida nagu ikka, aga lõpuks ma saan kuidagi pool tundi juttu kokku. Täna, ma arvan, nii ei lähe. Kui ma seda ütlen, siis läheb alati nii. Aga igatahes, mis ma siin teinud olen? Mitte midagi erilist. Ma olen jätkanud Yamahaga, seda olen veits teinud. Sinna tuleb juppe juurde sealt lõunast siis. Praegu põhimõtteliselt, no see omanik ise ajab asju, tal on kergem ajada otse hispaanlasega, ma leidsin, mina leidsin mingi kuulutuse, tema ütles see, kes seda müüs, et tema ei saada neid siit alt ülesse, aga siis see omanik ise räägib taga ja nüüd põhimõtteliselt ta saadab kulleri firma tema juurde, sealt saab siis põhimõtteliselt teise otsa saab amordid, siis piduri supporti, veovõlli sinna läbi ja ma ei tea, mis veel. Äkki midagi veel. Tegelikult on ratas ka küljes, aga ratas vajab remonti ja meil seda vaja pole. Võib-olla saab siis alumise, ma ei mäleta, mis komplektis see oli, alumine see triple clamp ka on seal, kes parandab eesti keeles. Triple clamp on kuidas siis? Kahvel või, alumise kahvli või, ma ei tea. Igatahes selle saab võib-olla ja ega rohkem midagi olegi. Ma ütlesin, võtta nii palju asju kui saab ja nii odavalt kui saab, et pärast seda asjad müüki panna, mis üle jäävad. Jah, siin ma olengi põhimõtteliselt teinud, klapid on tehtud, jahutusvedelik on vahetatud, mis ma siin veel, mingeid asju ma tegin veel, aga ma praegu ei hakka veel esiotsa lammutama. Selle lenksulaagri pingutasin peale ära, see on veel vaja kinni panna, aga ma ei viitsi seda praegu teha, mul on siit vaja see maha võtta, mul on kirjas siin vähemalt, et on lenksulaagri mutter on kinni vaja panna siis, jahutusvedeliku taset on vaja kontrollida pärast ja noh, mingid asjad, klapivahed ja asjad, mis siin tehtud on. Amorte praegu ei tee, kett läheb veel vahetusse, keti jooks, aga selle ma arvan teeb ka nii, et kui paneb teised rattad ülevaatuseks külge, siis käib ülevaatusel ära ja paneb, ma arvan, ta tahab supermotor rattad tagasi saada. Ja siis paneb siia kohe uue keti jooksu külge sellele tagarattale ja uue ammaka ja niimoodi on kõige mõttekam. Või noh, jah, nii on kõige targem teha. Siis ja rohkem ei ole midagi huvitavat. Sellele ma võtsin uue nupulüliti, täiesti uue, aga mis ei ole selle ratta oma. Ja nüüd ma mõtlen, et ma ei saagi seda siia panna. Sest et siin on siuke huvitav süsteem, siin on kõik ühes koos. Ja õnneks maksis see mingi 5 eurot. Ma lootsin, ma saan sellest lahti ja kõik need kokku, aga siin on ju siuke süsteem, et see on selle küljes. Aga õnneks on üks inimene, kellel on see olemas, äkki ma saan talt siis ikkagi originaali lõpuks. Et ta ütles, et on olemas, saada mulle pilte ja vaatame, siis lähme seda teed pidi ikkagi. Kes see teeb nii lolli süsteemi, et siin terves see on ühes koos, nagu ma ei tea. Igatahes, teistil ei ole niimoodi. Siin ei ole ju. Siin on eraldi raam. Selle on eraldi raam. Kuidas siin on? Eraldi raami küljes. Kõik on eraldi raam, aga noh, vanad rattad. Siis et varuosad siia tekkinud sidur. Ühe siduri kiti tellisin juba. Seal on EBC kit. See oli vale, tuli mul siia vahetusse uskvarnaga. See teine eestlane hakkasin vahetama ja tuli välja, et see on 690 oma. Ühes kohas näitab, et see sobib selle rattale. Teises kohas vaatasime, et ei sobi. Et see, ei sobinud. Nii et las ta jääb siia. Ma võtsin juba lahti, ülitasin ta varasemalt kõik ära asjad ja läks nii nagu läks. Aga nüüd võiks olla õige see olemas. Jumala raske on leida selle uskvarnale 401 kitti või seda. Sest et see keegi ei paku seda. Ja siis me võtsime 3 KTM-ile. KTM-ile annab 390 KTM-ile tukele siis Vidjugile, aga sellele ei anna. Ja see võiks nüüd sobida. Ei tea, aga võiks. Mootorid on samad, aga eks me näe. Peab sobima selles mõttes, et originaalkoodid on mõlemal siduri komplektil samad, mis Husqvarnal ja KTM-il siis. Ja vaata, kui tuleb vahetusse, viskan need õlisse ja teeme siis, õlitame need ära jälle, las nad seisavad siin natuke aega. Äkki mõne 1 päeva või ma ei tea, millal ta tuleb. Ja rohkem ei olegi.
ega 5 minutit ainult juttu. Meil oli, räägime siis mingi lambi juttu, meil oli meelaad siin, käisime täna meelaadal siin korra, vaatasin, mis seal toimub. Seal, ega seal midagi olnud, mett müüdi erinevaid, eukalüptimett, kastanimett, mingisuguseid oli veel, aga ei saanud kõigest aru, mis oli. Me ostsime seda kõige tavalisemat, mis siis on siuke, kõvamesi või siuke, mina ei tea. Mulle meeldib vedelmesi, Birgitile paksmesi või kõvamesi, nii et võtsime seda kõvat siis. Ja jah, ega siin rohkem midagi olegi. Kastaneid oleme korjanud, lapsed on siin korjanud maja eest siit alt kastaneid. Birgit praadis neid meile, et siin kasvavad siuksed kastanid ka, mida saab süüa. Ja siis naabrimees küsis üks päev just, et eile isegi vist, et kas kastaneid ka millalgi praeme või grillime. Nii et kunagi siis teeme naabritega väikse grilli ja grillime neid. Mis veel? Täna on siin maja lõpus naabrimees kohal viimases majas. Birgit küsis, kas ta meile oma garaaži ruumi rendib või niimoodi, et äkki ma saan seal rattaid hoida, sest ta ei ela siin. Ja aga ta ütles, et ei saa, sest see on tema ema maja, ema on 99 ja siin ta ei ela, vist pandi hooldekodusse. Ja ta ise elab Santanderis, siis on tal veel Gijonis on mingi see korter ja vana inimesed siin need elavad hästi. Siin maja, Gijonis korter, Santanderis elab ise ja mis elul viga on. Siis nad rääkisid, et kõik, mis siin renditakse, müüakse on, kui renditakse, müüakse, siis küsitakse tavaliselt suhteliselt palju hinda sellest. Ja enamus kohad seisad lihtsalt niisama tühjana ja neid müüa ei taheta. Ja siis ongi, et las nad pigem seisavad kui müüa. Ja see vanamees ütles ka, et ma ei taha seda müüa, ma sündisin siin ja siis see seisabki lihtsalt niisama tühjana, et käib siin vahepeal, teeb aknad lahti ja ongi kõik. Ehk siis esimese majaga ka siin samamoodi, ma arvan. Mingi tädi siin vahepeal käib, koristab ja tuulutab ja siis terve kõik siin haiseb mingi puhastu aine järgi meil. Ja ongi. Pigem mitte müüa, lasta seista, hallitada ja siis on hästi. Siis küsisime talt veel ka, et kas ta teab kedagi, kellel äkki mingit töökoda siin remontida, siis ta pidi uurima, et äkki on, aga ta jutustas nii palju ja Birgitile, Birgit hakkas midagi rääkima, siis ta kohe segas vahel, et Birgit arvas, võib-olla te ei saanudki aru, mida me täpselt tahame saada. Et eks näis siis. Praegu pole jah mingit uut töökoda leidnud, kuhu saaks rentida või midagi, pigem rentida. Siis reklaamisin siin end jälle. Mõned inimesed on küsinud siin mingeid asju. Üks küsis, kas ma autosid remondin, tal on mis see oli, mingi Citroen oli, ma ei mäleta vist Citroen, siin on neid pirukaid, hästi palju vanasid pirukaid, mingi karpapill, et vaatas, et toim Instas küsis ka, et sa tsiklitega tegeled karpade asjadega, et äkki tahad mul autol ka proovida karpat teha, et üleotselt ei saa heitgaaside pärast läbi ja kohalikud töömehed või töökojad on öelnud, et arvatavasti on karpa läbi, et karpa hakkab surema, aga mis seal väga surra on, et ta ütles ka, et tal ei taheta uut karpat panna, kui uue karpa saaks ja ei taheta seda ka timmida. Nii et jah, põhimõtteliselt ongi see, et ta ei saanud ülevaatse läbi ja siis ma ütlesin, teoorias ma võiks teha, aga ma ei ole kunagi teinud autokarpasid. Siis ma uurisin selle kohta natuke ja värki, aga mul ei ole kohta, kus teha, mul ei ole ruume. Et ma oleks võinud seda teha, huvitav asi jälle, mida proovida. Jah, see on mingi Citroen, ma ei mäleta, mis asi. Kas, ma ei tea, mingi C äkki midagi. Võib-olla ma jään sassi, sest ma hakkan kohe teisest BMW ratast rääkima, mis on C1. Aga midagi, äkki oli C50 või C25 või midagi sellist. Ei mäleta. Kandiline pirukas, mingi vana karpapill, üks mootoriga. 1,1 liitrini bensukas siis. Ja põhimõtteliselt ütleski, et ma proovin siis etanooliga, et viskan etanooli sisse ja lähen proovin siis. Ja nüüd kirjutas, et sai läbi. Ostis etanooli ja piskas sisse ja sai üleotsa tehtud. Et siuke asi, siis on jah, niisama nuuritud asju. BMW mingi F650, see Funduro käigukasti vahetust. Ütlesin nina pakkumis ära ja siis
ma ei tea, rohkem vastust. No inimesed küsivadki palju hinnapakkumisi ja siis vaatavad, mõtlevad vist. Samamoodi üks küsis veel 2015 aasta V-Stromile, Suzukile esiamortid, või oli klappi vaheteregull ja siis 2 keti pinguti vahetust. Et sellele ütlesin ka hinnad ära kõik, mis on, mis maksab ja mis kõik on. See kadus ka ära. Ei tea, võib-olla hinnad kallid, võib-olla lihtsalt ei tahetakse hinda teada. Küsib mitmes kohast. Aga siis jah, kõrvalkülas on nüüd üks BMW C1 räige koletis. See on siis tsiklimaailma mis auto see nüüd ongi? See ülirõve auto. Kuidas mul meelde ei tule? Multipla. Tsiklimaailma või rolleri maailma multipla siis. Et see on 200 kuubikuline roller, neid tehti see 25-sid ka kunagi 2000 aastal kuni 2004 äkki, mis iganes. Ja siuke katusega roller siis. Seal on esiamordid lekivad, aga esiamordid pole siuksed amordid, nagu on tavaliselt, nagu ütleme nii, et meie oleme harjunud siis, mida mina siin teen. Et amordi sees on vedru ja siis see vedrub. Need seal... Ma nüüd täpselt ei mäleta, natuke guugeldasin. Esiamordid on põhimõtteliselt siis juhitavuse jaoks vist või siukse asja jaoks. Aga vetruv osa on nende amortide taga, on siis eraldi amort. Ja ma arvan, et see võib läbi olla. Ma ütlesin talle, et tema tahab saada ainult tihendite ja õlivahetust. Aga siis ma ütlesin, kuule, et sul on äkki see läbi, tal pidi esiots maas olema. Ja tema ikka räägib, et ei, et pigem on see. Ja siis ta on praegu lõunas seal kuskil Tarragonas äkki. Ei, ma ei mäleta, mis koht see on. Lõunas kuskil on praegu. Ja siis ta käis seal BEM-i esinduses küsimas ka asja ja siis ütles jah, et ikkagi see jutt, mis ma talle rääkisin, et see võib täitsa tõsi olla, et pigem on see tagumine amort läbi, et sellepärast on tal esiots maas. Ja siis ega sinna väga kerge juppe ei ole leida selles mõttes. Esiamortidele, nii-öelda amortidele sinna ma tihendid ja asjad leian. Ja kuna neil tagumine amort läbi läheb, siis see vist, esiamortidele, ma ei tea, kuidas ma ütlen neile, ütleme siis amordid nende kohta. Nendele siis, annab nii palju pinget peale, et seal üleval on mingi tihendi kausid, mis siis hakkad mõranema. Tulevad mõrad sisse ja siis ta ei tihenda enam, tihend ei hoia seal nii tihked vastas ja see hakkab lekkima. Ma kardan, et see asi on juhtunud seal. Ma leidsin Hollandist juba mingi tüübi, kes ise teeb paksemad ja jämedamad alumiiniumist need amordipesad. Ja need on siis mingi 75 € tükk ja neid võiks aidata. Aga nüüd 16. ma lähen tema juurde, vaatan üle siin kõrvalkülas, siis ta ei pea tsikleid siia treilaga tassima. Ja vaatame üle, mis seal on. Et siis põhimõtteliselt on siuke suurem töö, kas just suurem, aga siuke huvitavam töö teha. Ma loodan, et see mul siia sisse mahub. Ta vist, ma ei mäleta, kui kõrge see on, aga küll ta mul siin ukses sisse tuleb. Kallutame natuke külje peale ja küll siis tuleb. Ja tal on veel üks Honda VFR 759 aasta. Mitte see RC20 vist. Või RC30 äkki, kumb see on see eriti vänge pill, mis maksab räigelt palju, mingi replikad on juba siin kõige odavam 8 tonni ja need on kallid pillid. Tal on see RC36 nende raamidest, neid vist võetakse replika keredeks siis ja tehakse siis need replikad, ostatakse see podikid peale, plastik, need, terve see plastikuring ja asjad, et see on äge asi. Ja sellel on siis kett vaja vahetada. Ma ütlesin, et kett, kui vahetada ketti, siis võiks koos ammakatega teha. Ta ütles, et ei, ammakad on juba uued kunagi pandud, aga kett ise on veninud ja juba tihendid katki seal. Nii et ma ei tea. Ma ütlesin, et ta ütles, et vahetame ketti. Kui ta ütleb, et kett, siis kett, et mina ei saa ju peale suruda, et teeme ammakad ka kohe nii, nagu õige oleks. Et jah, mingid tööd tulevad ja aga vähe veel. Aga vaikselt, tasa ja targu osad on kirjutanud, et näed, numbri on kirja pannud mul WhatsAppis ja kui midagi teha on vaja, siis tuleme või tuleb. Mäe ülevalt täna olime siin jalutasime koertega, siis tuli mäe otsast alla üks ka elanik, üks mees, see ütles ka, et tuli jutustama, et näed, sa teed siin tsikleid, ma just soovitasin siin sõbrale, et võib-olla ongi see BEM-i vend nüüd, kes tuleb siia amorte tegema, et rääkisid amortidest, et keegi tahab amordi tööd saada, nii et
tema vist tuleb ja jah, keegi on veel uurinud motokutside kohta, kus ma neid motokutsisid teen. Pole kunagi teinud, võin teha, aga jälle siuke tekst, et noh, remondimehed ei taha motokutsisid teha, siis ma guugeldasin, miks ei taheta. Aga pidigi olema vist imeliku ehitusega mootor või imeliku kujuga, siis ongi, noh, itaallased on sinna kõik imelikult asjad teinud. Et elektrit keeruline diagnoosida ja noh, siukseid asju teha, et ei ole nagu Jaapani rattad, kus on kõik lihtne ja loogiline, aga nagu itaallased ikka, siis ülikeeruline. Ma kunagi vahetasin ühel, kui ma tõin Lätist endale ühe Monster 821 Dugati. Seal on neil tüüpviga on see, et plusskaablid on tehasest liiga, või plusskaabel on liiga väike starterisse ja aku vaheline. Väikse läbimõõduga ei anna piisavalt pauku edasi ja siis ta ei taha hästi käivituda. Siis ma vahetasin selle jämedam vastu ära ja see oli ka ikka rets töö sellisel kuskil põhja alt jookseb, no mingi eriti rõve töö teha lihtsalt. Kerge asi, aga nii rõve teha. Võt, jälle siuke iga osa 16 minutit tuli ära, väga hea, aga siuke see elu on praegu. Mingid asjad siin käivad, mingid tööd, tasa ja targu kogub raha siis ja eks vaatame, mis siin lõpuks saab. Et jah, praegu midagi huvitavat ei ole, selles mõttes midagi huvitavat rääkida. Kuna midagi huvitavat ei toimu ka, siis ma proovin lihtsalt juttu kokku saada. Et siin hakkab ka meil juba sügis peale tulema, lehed hakkavad minema teist värvi. Aga ilmad, hommikul on külmad, aga päeval, kõik päevad praegu on ikkagi, vahepeal tuleb 25 veel ja 20 pluss on, ütleme nii, nädala prognoos. Aga ma ei viitsi rohkem mubla üleval hoida, ma lähen tuppa videot tegema. Tavai, tšau siis!